Alustuseks, millistest õigusaktidest me juhindume? Nimekirjaga seonduvat reguleerivad tulumaksuseaduse paragrahv 11 ja Vabariigi Valitsuse määrus number 53. Nimekirja kandmise taotluse vorm on leitav Maksu- ja Tolliameti kodulehelt. Alates 2019. aastast saab taotlus esitada jooksvalt, et varem olid siis 2 korda aastas. Taotlus kinnitatakse allkirjaõigusliku isiku poolt. Siin tuleb tähele panna, kas ühingul on esindusõiguse erisused või võivad ühingut esindada kõik juhatuse liikmed. Edasi on välja toodud taotluses olevad punktid, millele tuleb vastata. 2 esimeses punktis, mida detailsemalt tegevust kirjeldatakse, seda parem, et seda vähem tekib meil täpsustavaid küsimusi. Lisaks on taotluses vaja märkida ühingu asutajate ja liikmete arv ning lisada nimekiri. Samuti liikmetele antud soodustused. Millised on siis nõuded nimekirja kantavatele ühingutele? Kõigepealt nimekirja kantakse siis ühing, kui ta tegutseb avalikes huvides. Avalikes huvides tegutsemine tähendab, et ühing tegutseb võimalikult avatult. Lisaks on tegevusse kaasatud võimalikult lai isikute ring ja tegutsetakse ühiskonna kui terviku eesmärkide huvides. Aidatakse siis kaasa mingile avalikule hüvele. Ja avalik hüve on see, millest on huvitatud siis näiteks riigi või ka kogukonna liikmed tervikuna. Ehk see siis puudutab enamiku ühiskonna liikmete heaolu. Lisaks peab ühing tegutsema heategevuslikult, ehk siis pakkuma kaupa, teenust või muud hüve peamiselt tasuta või muul tulu mitte taotleval või üldkättesaadaval viisil. Ühingu kaubale, teenusele või muule hüvele peab siis olema ligipääs, ei pea olema ligipääs igaühel, aga enamusel ja sealhulgas ka keskmisest siis madalama sissetulekuga inimestel. Ühing ei tohi jagada enda vara, tulu ega anda rahaliselt hinnatavaid soodustusi asutajatele, liikmetele, juhtimis- või kontrollorgani liikmetele ja lisaks ka siis viimase 12 kuu jooksul ühingule annetusi teinud isikule või siis ka ühinguga seotud isikule. See punkt ei kehti siis usuliste ühingutele. Tegevuse lõpetamisel peab ühing, kes siis taotleb tulumaksusoodustust, andma alles jäänud vara põhikirja kohaselt mõnele teisele tulumaksusoodustusega nimekirja kantud ühingule või avalikule juriidilisele isikule või muus lepinguriigis asutatud ühingule. See punkt siis samuti ei kohaldu usulistele ühendustele. Aga usuline ühendus peab vastama siis kiriku
kirikute ja koguduste seaduse paragrahvile 27. Lisaks mainin ära, et see on oluline punkt, et enne taotluse esitamist tuleks kindlasti ühingu põhikirjaline varajaotus kindlasti üle vaadata. Lisaks peavad ühingu halduskulud vastama ühingu tegevuse iseloomule ja põhikirjalistele eesmärkidele. Halduskulude puhul tuleb tähelepanu pöörata nende osatähtsusele kogukuludes. Ja samuti peavad olema aruanded ja maksukohustused tähtaegselt tasutud ja esitatud. Ühing ei tohi olla kutseorganisatsioon, ettevõtluse toetamise organisatsioon, ametiühing, poliitiline ühendus. Ja rõhutan üle, et nimekirja kandmiseks ja nimekirjas ka püsimiseks peavad jätkuvalt olema täidetud kõik eelpool nimetatud nõuded. Nimekirja ei kanta ühingut, kes ei tegutse kooskõlas põhikirjaga. Lisaks ühingut, kes ei ole tegutsenud vähemalt 6 kuud ja esitanud selle perioodi kohta majandusaasta aruannet. Kui ühingul ei ole veel majandusaasta aruande kohustust veel tulnud, siis peavad ühingud esitama meile koos taotlusega vahearuande. Nimekirja ei kanta ka ühingut, kelle nimekirja kandmiseks esitatud dokumendid ei ole õigusaktides kehtestatud nõuetega kooskõlas. Selleks on näiteks taotluse juures mainitud liikmete nimekiri. Ja nimekirja ei kanta ühingut, kes on korduvalt jätnud esitamata aruande või deklaratsiooni ette nähtud tähtajal või hilinenud maksusumma tasumisega. Ja korduv on juba 2 korrast. Nimekirja ei kanta ka ühingut, kes ei kasuta majandustegevusest saadud tulu peamiselt heategevuslikult ja ka avalikes huvides. Et ühingud võivad tegeleda majandustegevusega, ettevõtlusega, kuid seda tulu peab kasutama peamiselt heategevuslikult ja avalikes huvides. Nimekirja ei kanta ühingut, kes tegeleb asutaja või annetaja kauba või teenuse reklaamimisega või sihtrühma kuuluva isiku kutsealase tegevuse või ettevõtluse soodustamisega. Reklaamimise puhul välja arvatud juhul, kui ühing osutab reklaamiteenust lepingu alusel ning turuhinnas. Ühingutel ei tohi olla ajatamata maksuvõlga. Nimekirja ei kanta ühingut, keda likvideeritakse, ja mittetulundusühinguid, kes tegutsevad oma liikmete huvides, mis tuleneb nende tegevust reguleerivast seadusest. Otsuse nimekirja kandmise või kandmata jätmise kohta teeme ühingutele teatavaks 30 päeva jooksul taotluse esitamisest arvates. Et kordan üle, et taotlusi saab esitada jooksvalt. Ja nimekirja me uuendame igal kuul. Et taotluse esitajad kantakse nimekirja otsuse tegemisele järgneva kalendrikuu 1. kuupäevast. Ja nimekiri on leitav Maksu- ja Tolliameti veebilehel.
Vastavalt seadusele on Maksu- ja Tolliametil kohustus nimekirjast välja arvata ühing, kui ta on vähemalt 3 korda siis jätnud järjest esitamata aruande või deklaratsiooni või siis 3 korda järjest hilinenud maksusumma tasumisega. Lisaks on kohustus nimekirjast kustutada ühingud, kes on lõpetamisel ja ühingud, kes on esitanud selleks kirjaliku taotluse. Nimekirja kantud ühingud esitavad Maksu- ja Tolliametile deklaratsiooni INF4. See on siis, tuleb esitada kalendriaastale järgneva aasta 1. veebruariks. Sellel deklaratsioonil näidatakse siis kalendriaastal saadud kingitused ja annetused. Seda deklaratsiooni esitama ei pea, kui kingitusi ja annetusi saadud ei ole. Lisaks tuleb Maksu- ja Tolliametil esitada deklaratsioon INF9. Seda siis kalendriaastale järgneva aasta 1. juuliks. See deklaratsioon INF9 esitatakse ka juhul, kui kingitusi ja annetusi või muid tulusid saadud ei ole ega kulutusi tehtud. Ja mõlema deklaratsiooni puhul on oluline märkida, et andmed tuleb esitada siis nimekirjas oldud aja eest. Et kui näiteks ühing kantakse juulis nimekirja, näiteks ühing on kantud 2022. aasta juulis nimekirja, siis tuleb INF9 esitada juuli kuni detsembri perioodi eest. Ja seda siis 1. juuliks 2023. aastal selle näite puhul. Siin on ka mõned tähtsamad lingid seoses nimekirja kandmisega. Aitäh! Annan siis sõna Reginale ja pärast vaatame chati, siin on üks küsimus. Aga lõpus vastame siis. Nii, ma jagan enda slaide kõigepealt. Et kas on nähtav? Jah. Aitäh, Roland! Tere kõigile minu poolt. Minu nimi on Regina Varret ja mina töötan Maksu- ja Tolliameti maksude osakonnas ja minu igapäevatööks on küsimused, mis puudutavad juriidiliste isikute maksustamist. Ja vaatame siis teiega koos täna siis, millised on need maksusoodustused, mis laienevad nimekirjas olevale ühingule. Ja vaatame ta siis sellise nurga alt, et mis on tavapärane maksukohustuseks, mis ühingutel võib ette tulla ja mis siis on see lisa ja mis on need erisused, millele tuleb siis tähelepanu pöörata. Ja Roland tõi juba kenasti välja kohustused, millest peab kinni pidama ja mida peab teadma, aga vaatame need ka hiljem veel koos üle. Ja kõigepealt siis vaatame mõisteid, et kui ma nüüd räägin ühing, siis mida ma selle all mõtlen? Ühingu all ma mõtlen siis mittetulundusühingut, sihtasutust ja usulist ühendust. Ja peamiselt ma keskendun mittetulundusühingule. Ja äärmiselt oluline nii maksustamise mõistes kui ka nimekirja kuulumise mõistes on, et
ühingu tegevus vastaks põhikirjalistele eesmärkidele ja seeks kohustus tuleb ka kenasti välja mittetulundusühingu seadusest, mis ütlebki, et põhikirjalised ühingu tulu võib siis kasutada üksnes põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks ning peamiseks tegevuseks ei tohi olla siis majandustegevusest tulu saamine. Tulu saamine majandustegevusest, näete, ei ole keelatud. Ei ole keelatud ka neil, kes on nimekirjas, kuid see ei tohi olla ühingu peamine tegevus. Kui ma nüüd räägin teile edaspidi nimekirjas oleva ühing, siis nagu kuulsite, Roland rääkis, ma mõtlen siis selle all sellist ühingut, kes tegutseb siis avalikes huvides, head tegevuslikud ja ta on juba Maksu- ja Tolliametil poolt hallatavasse tulumaksusoodustusega ühingute nimekirja kantud. Ja tahan ka veel kord üle rõhutada just, et annetust või ükstaspuha milliste tulude saamise arvelt tuleks kulud teha, põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks. Ja maksustamisel me vaatame, kas on kulu põhikirjalise eesmärgi täitmiseks või mitte ja kui ta ei ole, siis me juba hakkame vaatama, kuidas me seda maksustame. Ja nii nimekirjas kui ka mitte nimekirjas olevad ühingud esitavad siis maksustatavate kulude ja väljamaksete tegemisel DST deklaratsiooni, mis on tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsioon ja see deklaratsioon koosneb erinevatest lisadest. Ja mul on siia nad kenasti ära toodud, et me lähme kohe edasi ja hakkame niimoodi ükshaaval neid vaatama, et mida me seal deklareerime ja kuidas me deklareerime. Ja kes on puutunud äriühingu maksustamisega, raamatupidamisega, siis teab, et DST deklaratsioonil on olemas veel üks lisa 7, aga ühingud lisa 7 ei esita, sest seda esitavad ainult äriühingud ja seal näitavad nad ära oma kasumi, mida siis maksustatakse. Mida ei tohiks ka ära unustada, et kui nüüd on tõesti mittetulundusühingul majandustegevus ja teenitakse kenasti siis tulu, siis tuleb ka vaadata, et maksustatav käive ei ületaks kalendriaasta algust 40 000 eurot. Et siin võib olla siis samamoodi, et kui nüüd see maksustatav käive juba ületab, siis tuleb ennast registreerida käibemaksu kohustuslaseks. Ja jällegi täiendav kohustus, mis siis nimekirjas oleval ühingul on esitada INF4, kus siis tuleb ära näidata saadud annetused ja kingitused ja see on äärmiselt oluline inf, mida tuleb täita, see on kohustus ja see on selleks, et Maksu- ja Tolliamet saaks eeltäita füüsiliste isikute deklaratsioonid. Ehk siis, kui füüsiline isik on teinud nimekirja kantud ühingule annetuse, siis tema saab seda oma füüsilise isiku deklaratsioonil näidata. Ja teine siis vorm on INF9 ja see vorm on avalik. Ehk siis, kui te olete näiteks ise teinud kingitusi ja annetusi nimekirja kantud ühingule, siis teil on võimalik Maksu- ja Tolliameti kodulehel päringutest vaadata konkreetse mittetulundusühingu vormi ja sealt on võimalik siis näha, millised tululiike on ühing saanud ja kuidas ta seda tulu siis kasutanud on. Et see on meil kõigile kättesaadav ja nähtav. Nii, aga hakkamegi nüüd vaatama siis lisade kaupa. Ja esimene lisa on lisa 1 ja lisal 1 me deklareerime siis palkasi ja väljamakseid füüsilistele isikutele. Ühingute puhul on äärmiselt tavaline, et tegeletakse siis vabatahtliku alusel, kaasatakse palju vabatahtlikke ja tegutsetakse
avalikes huvides. Aga kui on nüüd juba tegevus niivõrd toredalt ja hästi käivitunud, et ühingul on juba võimalik ka juhatuse liikmele tasu maksta või siis hoopis kohe juba töötajaid palgata, siis tuleb meeles pidada, eks ju, et töötasu väljamaksmisel tuleb pidada siis kinni töötaja töötuskindlustusmakse 1,6%, kogumispensionimakse 2%, kui töötaja on teise sambaga liitunud. Ja kui on töötaja esitanud maksuvaba tulu avalduse, siis rakendada maksuvaba tulu ja samamoodi tuleb siis ka tulumaks kinni pidada 20%. Lisaks siis tööandja poolt veel tasutakse sotsiaalmaks 33% ja tööandja siis töötuskindlustus. Mida ka ühingud, kes ei ole nimekirjas, välja maksavad füüsilistele isikutele, on erinevad toetused. No näiteks liikmetele makstakse toetust lapse kooli lõpetamise puhul. Siin ma jällegi toonitan, et me räägime praegu nendest ühingutest, kes ei ole nimekirjas. Sest kui panite tähele, siis need, kes on nimekirjas, siis nemad tema liikmetele, eks ju, hüvesi ja toetusi maksta ei saa. Ehk siis, kui nüüd on ühing, kes ei ole nimekirjas ja maksab välja toetused füüsilisele isikule, näiteks liikmele, siis ta peab teadma kindlasti, et see väljamakse tuleb lisal 1 kenasti deklareerida ja tulumaks kinni pidada. Ja kui nüüd on tehtud väljamakseid, siis lisa 1 esitatakse DST põhivormiga ja esitatakse väljamakse kalendrikuule järgneva kuu 10. kuupäevaks. Ja samaks kuupäevaks siis tasutakse ka maksud ja maksed. Nüüd vaatame, mis siis on lisaks. Et kui on ühing nimekirjas ja kui on ühing nimekirjas, siis on võimalik ühingul maksuvaba stipendiumeid maksta õppe- ja teadustööks, loome- ja sporditegevuseks, aga seal peab olema siis täidetud teatud tingimused. Ja esimene tingimus on, et peab olema korraldatud avalik konkurss. Ja no avalik konkurss, mis tänapäeval tavapärane on see, et ongi ühing näitab siis informatsiooni, kuvab oma näiteks kodulehel, et korraldatakse selline konkurss. Ja samamoodi, kui on nüüd konkurss läbi viidud, et siis tuuakse ka kodulehel välja, et kes on siis see konkursi võitjad. Ja veel nõue on see, et see väljamakse peab siis ka vastama stipendiumi mõistele. Ja mis see siis stipendium siis on? Stipendium on tulevikutoetus, mida siis makstakse kas oskuste omandamise eest, teadmiste eest või siis loomingulise või teadusliku tegevuse soodustamiseks. Siinkohal tahan rõhutada, et kui makstakse välja töö tegemise eest mingit tasu, siis see ei ole stipendium ja seda ei saa maksuvabalt maksta, vaid siis on juba tegemist töötasuga ja siis me maksustame seda väljamakset palgana ja kõikide töötasumaksetega. Stipendiumi puhul on jällegi üks selline kitsendus, et seda ei saa maksta maksuvabalt seotud isikutele ja nendele, kes on teinud annetusi aasta jooksul. Ja samamoodi on ka piirang, et seda stipendiumit maksuvabalt ei saa maksta juhatuse liikmele, töötajale või siis ühingu liikmele, et sellised erisused on. Lisaks on võimalik maksta sportlase stipendiumit ja sportlase toetust. Aga jälle siin on teatud tingimused. Näiteks üheks tingimuseks on, et sportlase stipendiumit ja sportlase toetust ei saa mõlemat ühel ajal maksta. Ja teiseks, et neid kokku aastas ei saa maksta rohkem kui 7400 eurot kalendriaastas. Täiendav väljamakse ja maksuvabastus, mis on siis nimekirja kantud ühingutel, on see,
et nad saavad vabatahtlikele maksta välislähetuse päevaraha. Aga siin on siis need piirmäärad ja üldine loogika on täpselt sama, kui makstakse välislähetuse päevaraha nii töötajale kui juhatuse liikmele. Ehk siis, kui saadetakse vabatahtlik välisriiki esindama mittetulundusühinguteks, siis samamoodi tuleb talle vormistada otsus, paluda tal võtta kõik kuludokumendid ja kuludokumendi alusel on võimalik siis vabatahtlikule maksta kinni hotell, samamoodi transport. Ja lisaks siis maksta ka päevaraha, 50 eurot esimese päeva kohta, kuid mitte rohkem kui siis 15 päeva kohta kalendrikuus ja ülejäänud päevade kohta on võimalik siis 32 eurot maksta. Ja nüüd me oleme juba jõudnud edasi järgmise lisa juurde ja see lisa on nüüd oluline siis just, kui on olemas juba töötajad ühingul või siis kui juhatuse liige teeb ise isiklikke kulutusi, siis tuleb meeles pidada, et kõik isiklikud kulutused kuuluvad maksustamisele erisoodustusena. Ja seda me oleme näinud üpris palju, et ühingute raha kasutatakse isiklikul otstarbel. Et see ei ole keelatud, aga siin tekib maksukohustus. Need kulud tuleb siis kenasti deklareerida lisal 4 ja need maksustatakse siis nii tulumaksuga, nagu näete, siin on määras 28/10 ja sinna veel lisandub ka veel sotsiaalmaks. Ja mis erisoodustus siis tähendab? Erisoodustused on nüüd kõiksugused hüved, mis antaks siis kas siis töötajale või juhatusele liikmele lisaks palgale, aga nad ei ole mitte rahalised väljamaksed, vaid on materiaalsed asjad. Näiteks juhatuse liige ostab endale auto ühingu rahade eest või siis läheb sööma või siis töötajatele kingitakse kinopiletid. Ühesõnaga kõik selline kingitused lisaks. Need kuuluvad maksustamisele. Ja deklareerimise kord on siis analoogne nii nagu lisal 1, et kulud deklareeritakse erisoodustuse andmise kuus ja deklaratsioon esitatakse ja maksusummad siis makstakse 10. kuupäevaks. Ja kui me nüüd võrdleme, et kas siin on mingisugust vahet nendel ühingutel, kes on nimekirjas ja kes ei ole, siis siin mingisugust vahet maksustamisel või siis deklareerimisel ei ole, ehk siis täiendavad soodustused siin puuduvad ja deklareerimisel erisused ka puuduvad. Kus on nüüd hästi palju erisusi, on TST lisa 5, mis puudutab kingitusi ja annetusi. Ja vaatamegi siis nüüd nii nimekirjas olevad ühingud kui ka, kes ei ole siis nimekirjas. Ja kui nüüd vaadata kõigepealt nimekirjas olevat ühingut, siis on ühingul võimalik teha maksuvabad kingitusi ja annetusi teisele nimekirjas olevale ühingule. On võimalik maksta toimetuleku abi füüsilistele isikutele, rahalist. Ühingul on võimalik anda oma vara üle, aga siin on ka jälle heategevuslike ja avalikes huvides. On võimalik noorte pühilaagris ja spordivõistluse osalejatele kinkida meened 32 euro ulatuses, aga siin on muidugi ei ole nüüd mõeldud see, et kui tuleb spordilaagrisse 10 000 last, et siis kõigile jagatakse 32 euro väärtuses meened, vaid ikkagi neile, kes siis ütleme, spordivõistlused näiteks võidavad või on esimesed ja kõige tublimadeks. Ja need, kes nüüd ei ole nimekirjas, siis neil on ka maksusoodustus ja nendele maksusoodustus kehtib kuni selle aasta lõpuni, aga näete, siin on mulle ära loetletud väga konkreetsed mittetulundusühingud.
See tähendab seda, et ühing, kes ei ole nimekirjas, soovib teha kingituse annetuse näiteks mittetulundusühingule Slava Ukraina, siis see annetus ei kuulu maksustamisele ja ei kuulu ka deklareerimisele. Ja sama soodustus on ka nimekirjas olevale, ehk siis nagu me ka alguses kohe vaatasime, et teisele nimekirjas olevale ühingule, eks ju, on võimalik maksuvabalt teha, et need, kes siin on eraldi nagu välja toodud ja on eraldi soodustus neile tehtud, et nemad on kõik meil nimekirjas kenasti. Eraldi tahtsin veel veidikene peatada nimekirjas oleva ühingu maksusoodustusele, mis ütleb, et on võimalik anda oma vara üle maksuvabalt. Ja siin on nüüd väike tingimus ka, et esiteks peab olema siis üleandmine dokumentidega tõendatud ja ühing peab olema siis suutma ka põhjendama, et kellele siis see vara anti ja mis oli siis see üleandmise eesmärk. Ehk siis näiteks ühingu põhitegevuseks, osa põhitegevuseks on abivajate toetamine, abistamine. Ühing teeb näiteks toidupakid või abivajatele kokku erinevaid riideid, toitu ja nii edasi, teeb pakid valmis ja annab need siis üle näiteks Ukrainas olevale mittetulundusühingule, kes siis omakorda siis aitab Eesti ettevõttel siis need pakid jagada toetust vajavale isikutele. Ehk siis sellisel juhul selline üleandmine, vara üleandmine on siis maksukohustus siin ei teki. Ja järgmine jällegi nimekirjas olevat ühingut ainult puudutav on toimetulekuabi, mida praegu väga palju rakendatakse. On siis see, et on toimetulekuabi füüsilistele isikutele on võimalik maksta nii rahaliselt kui ka mitte rahaliselt. Ja siin on nagu hästi oluline teada seda, et kui maksta nüüd rahaliselt toimetuleku, siis näete, siin on piirmäär ees. Ehk siis, kui te näiteks maksate 576,95, siis piirmäära ületav summa kuulub juba maksustamisele. Aga näiteks, kui te kingite materiaalse asja, näiteks toidupakki, siis sellisel juhul siin piirmäära ei ole ja siin maksukohustust ei teki. Olenevalt sellest, kui palju te näiteks toidupakke või siis muid sellist materiaalset abi osutate, et siin maksukohustust ei teki. Mul on toodud ka siia näited mõningad, et mis need siis olla võib, et toitlustamine teatud perioodi jooksul näiteks, toidupakid, majapidamiste arvete soetamine, kuuldeaparaadid, ravimite eest tasumine ja nii ja edasi, et see läheb kõik sinna materiaalse alla ja siin piirmäära ei ole. Ja kui nüüd edasi veel vaadata seda kingituste annetuste maksustamist, siis reklaami eesmärgil üle antud kaup, et see on nii nimekirjas olevale ühingule maksusoodustus laieneb ja samamoodi ka nendele, kes ei ole nimekirjas ja seesama soodustus, eks ju, on ka äriühingutel. Et see laieneb samamoodi. Ja mis on nüüd erisus on nüüd see, et kes on nimekirjas, siis nemad täidavad lisal 5 ainult ühe koodi ja see on hoopis teises osas. Ja maksukohustus saabki siis tulla näiteks, et kui spordivõistlusel kõigile, mitte kõigile, vaid võistlejatele, kes võitsid näiteks, kingitakse meened mitte 32 €, vaid 35 €, ehk siis mis on juba siis suurem summa kui maksuvaba summa, siis siin tuleb siis meeles pidada, et see meene terves ulatuses, 35 € ulatuses, siis maksustatakse tulumaksuga ära.
Ja kui nüüd vaadata neid ühinguid, kes ei ole nimekirjas, siis nemad täidavad 2 koodi. Ja üks kood on siis see, kui tehakse annetus mittetulundusühingule, kes on nimekirjas ja seal on maksusoodustus 3%. Ja kui nüüd ei ole ühing nimekirjas või tehakse hoopis kingitusannetus äriühingule, siis sellisel juhul kuulub see kingitusannetus maksustamisele täies ulatuses ja maksumääraks on siis tulumaks 28/10. Ja nii nagu eelnevad lisad, eks ju, me jällegi täidame teda kingituse andmise kalendrikuu kohta ja järgmiseks 10. kuupäevaks siis esitame ja maksame ka siis tulumaksu. Ja veel täiendav maksusoodustus. Ehk siis kui füüsiline isik, seda juba sai veidikene ka juba käsitletud, et kui füüsiline isik teeb annetuse nimekirjas olevale ühingule, siis tal on võimalik oma füüsilise isiku deklaratsioonis näidata see annetus ära ja võimalus siis maha arvata oma maksustatavast tulust. Ja neid on võimalik siis deklaratsioonis deklareerida iga aasta ja tähtaeg on siis 31. märts. Nii et vaadake oma füüsilise isiku deklaratsioonid üle, et kui te olete teinud ise kingituse annetuse nimekirja kantud ühingule, siis palun veenduge, et kõik kenasti oleks seal deklaratsioonil olemas. Ja järgmine on meil vastuvõtukulu. Vastuvõtukulu on siis, kui võetakse vastu külalisi või koostööpartnerid ja nende koostööpartnerite all ka mõeldakse vabatahtlikke. Näiteks ühing teeb ürituse, tänuürituse vabatahtlikele ja kutsub ka koostööpartnerid sinna. Kannab, eks ju, toitlustuskulu, majutab vabatahtlikud ja ka koostööpartnerid ja sellised kulud. Ja kui selliseid kulusid tehakse, siis tuleb siis meeles pidada, et need ei ole, eks ju, 100% põhikirjalisega tegevusega seotud, osaliselt meelelahutusega, eks. Ja see kulu siis kannab vastuvõtja. Aga siin kulude puhul siis need, kes ei ole nimekirjas, on ka olemas maksuvaba piirmäär. Ja seda arvutatakse selliselt, et võetakse brutopalgast, ehk siis kui on mittetulundusühingul tõesti juba töötajad palgatud ja siin on mul näiteks toodud näide, et palgad kõik kokku moodustavad märtsikuus 1000 eurot, siis see piirmäär leitakse selliselt, et see brutotasult korrutatakse 2%-ga ja lisatakse sinna juurde siis 32 eurot korrutada siis kuuarv. Et kui me räägime praegu märtsikuu deklaratsioonist, siis me korrutame ta 3-ga. Ja saame siis sellise summa kokku, et märtsikuus on meil võimalik maksuvabalt teha siis vastuvõtukulusi 116 eurot. Ja kui nüüd need kulud lähevad suuremad, näiteks 216 eurot, siis see 100 eurot kuulub nüüd maksustamisele tulumaksuga. Ja see näidatakse ära siis lisal 5. Aga nagu näete minul siin slaidil, nimekirjas oleval ühingul vastuvõtukulud ei kuulu maksustamisele. Ja nemad ka seda ei deklareeri. Et selline tore maksusoodustus jällegi. Aga need, kes ei ole nimekirjas, nemad näitavad siis ära oma vastuvõtukulud ja maksustavad siis vastavalt. Ja olemegi jõudnud juba lisale 6. Et kindlasti ei tasuks ära unustada, et kui on selliseid kulusid või väljamakseid, mis ei ole põhikirjalise tegevusesse seotud, ma alguses ka rõhutasin, et see on hästi oluline maksustamisel. Ja kui selline kulu või väljamaksed tehakse, siis sellised kulud ja väljamaksed, mis ei ole seotud põhikirjalise tegevusega, kuuluvad maksustamisele tulumaksuga.
Mul on siin mõned väljamaksed ja kulud ära toodud, et mis on sellised tavapärased. Kõige tavapärasem ongi, et näiteks minnakse ja ostetakse mingid vahendeid, aga unustatakse algdokument küsida. Ja siis, kui tehakse selline väljamakse ilma algdokumendita, siis tuleb see lisakuus kenasti ära näidata ja tulumaksuga kuulub siis see väljamakse maksustamisele. Ja ka näiteks, et siin oligi juttu, et need, kes on nimekirjas, siis neil on kohustuseks ju esitada tähtaegselt deklaratsioone, aga kui nüüd juhtus, et tähtaegselt see deklaratsioon ja maksusumma ei saa täna makstud, siis hakatakse intressi arvutama ja kui see intress tasutud saab, siis see intress omakorda maksustatakse veel kord tulumaksuga, sest see ei ole kulu, mida teha põhikirjaliseks tegevuseks. Ja siin on mul ka toodud üks näide välja, et ongi, et võetakse raha välja, aga dokumente ei esitata, et sellised väljamaksed kuuluvad ka maksustamisele. Ja olen ka siin veel eraldi välja toonud, et siin lisa 6 puhul, et siin nüüd ei ole erisusi, ei ole maksusoodustusi täiendavalt ja ei ole ka siis deklareerimisel erisust, kas on siis nimekirjas või mitte. Et maksukohustus tekib vastavalt siis sellele, et mis väljamakse või kulu on tegemist. Ja nii nagu ka alguses kohe nimetasin, et kordame need kohustused ka üle. Esiteks on siis nimekirjas oleval ühingul kohustus esitada täiendavaid vormeks. See on INF4 siis, kui saadakse annetused, kingitused ja see on oluline selleks, et me saaksime füüsilise isiku deklaratsiooni eeltäiteks. Siis INF9 tuleb siis ära näita, millised tulud saadi ja millised kulud tehti ja see on avalik informatsioon. Lisaks tuleb hoolega jälgida, et ei tohi jagada oma vara ega tulu ega anda soodustusi asutajale või siis liikmele, et sellest tuleb kinni pidada. Kui toimub tegutsemine, siis ikkagi avalikes huvides, heategevuslikult. Tähele tuleb panna ka, mis kulusid tehakse, kas nad siis vastavad ikka tegevuse iseloomule, põhikirjaliste eesmärkidele, seda me olen juba mitu korda täna rõhutanud, et see on väga oluline maksustamise poole pealt vaadates just. Ja ka makstav töötasu ei tohi ületada samasuguse töö eest, mida harilikult makstakse. Siin oli üks küsimus juba ka, et kui juhatuse liikmele makstakse projekti raames tasu, siis et kas see välistab nimekirja kandmise, et ei, see ei välista, aga siin on oluline see, et see tasu ei tohiks olla siis harilikust makstavast tasust suurem. Jah, ja see jällegi need aruanded. Ja nagu Roland rääkis, et kui aruanded, kas oli 2 korda või oli see 3 korda, et siis on juba kustutamise kohustus meil. Et aruanned tuleb esitada väga täpselt õigeks ajaks ja tasuda tuleb ka maksukohustus õigeks ajaks. Ja kui on mingeid põhikirjas tehtud muudatusi, nendest tuleb kohe teada anda. Ja stipendiumist rääkisime ka ja stipendiumite puhul on ka oluline meeles siis pidada, et mis oli see stipendiumi mõiste ja seal meil oli ju ka need nõuded, mis peavad olema täidetud, ehk siis stipendium peab olema avalik, kajastatud siis näiteks ühingu kodulehel ja samamoodi kui konkurss on korraldatud ja konkurss lõppenud, et siis ka tulemus peab olema siis avalik. Ja kokkuvõtteks, et kui te kaalute, kas teha taotlus nimekirja kandmiseks või mitte, siis oleks mõistlik ennem kaaluda ja mõelda, kas see nimekirjas olemine on ühingule vajalik, kas ta on kasulik. Ja vastavalt siis sellele teha siis otsust, sest nägite päris palju igasuguseid kohustusi, mis lisandub, et tuleb nende kohustustega arvestada.
Ja kui nüüd vaadata maksustamise poole pealt, siis nägite neid maksusoodustusi nii väga palju ei olnud, kuigi peamiselt olid siis kingituste annetuste poole peal. Aga oluline on ikkagi see, et kui tehakse mittetulundusühingu puhul maksustatavad kulusid väljamaksed, et need saaksid kenasti kõik deklaratsiooni peale, eks nad saaksid kõik kenasti deklareeritud. Kui on majandustegevus, ei tasu unustada ja jälgida ka seda 40 000 nõueteks, et kui tekib käibemaksukohustuslase registreerimise kohustus, et siis tuleb hakata ka käibemaksudeklaratsioone esitama. Ja kui nüüd on juba ühing nimekirjas, siis täiendav kohustus INF4 esitada 1. veebruariks ja INF9 siis 1. juuliks. Ja need viimased vormid siis aasta kohta, et kui me siin deklaratsiooni DST puhul me rääkisime igakuiselt, eks ju, käibemaksudeklaratsioonil me nägime ka igakuise esitamisest, aga need viimased 2 vormi siis esitakse eelmise aasta kohta. Ja võin ka siia samamoodi ära, et me kodulehel olevad juhendid ja panin ka siia juurde lingi, et kus on võimalik selle tulu- või sotsiaalmaksudeklaratsiooni esitamise kohta täpsemalt informatsiooni leida, et kui tekib vajadus, siis leiate sealt samamoodi ka vorme ja erinevaid täitmise juhiseid. Ja minu poolt ka siis tänan teid kuulamast ja kaasa mõtlemast ja vaatame neid küsimusi. Ja praegu just veel üks küsimus tuli. Nii, seda küsimust, eks me käsitlesime, et kas juhatuse liikmele võib maksta projekti juhtimistasu, et jah, võib ja see ei takista nimekirja kandmist. Kultuurikapitali ja rahvakultuuri projekti rahastajatelt. Kultuurikapitalilt saadav toetus kindlasti ei maksustatav käibe hulka ei loeta. Stipendiumi saajaks ei saa olla ühingu liige ega ka juhatuse liige. Et see oli üks nõue, et ei saa olla. Et stipendium on ikkagi mõeldud heategevusega avalikes huvides ühingutele, need, kes on nimekirjas ja need, kes jagavad stipendiumid ühingust väljapoole. Et see ei ole lubatud ühingu sisse, stipendiumi maksuvabalt ei ole võimalik jagada. Aha, juba slaidid lätsite, väga hea. Kuidas täpsemalt teavitada põhikirja muudatustest ja kellele info saata? Kuule, Roland, ole hea, vasta sa. Kõige parem on ikkagi teavitada või saata info üldmeilile, et siis emta.emta.ee ja sealt nad suunavad siis kuhu vaja info edasi. Kas Erasmus programmis saadav toetus läheb käibe alla või see on sama nagu kultuurikapitali? See on sama nagu kultuurikapitaliga. Tegemist on nüüd toetusega, eks. Nii, aga praegu nagu said küsimused otsa. Äkki keegi tahab mikrofoni sisse lülitada ja küsida? Mitte kirjutada. Et tuli veel üks küsimus.
No ma loen jälle välja, et siin on küsimus jällegi toetuse kohta, et kas toetust loetakse maksustatava käibe hulka, et toetusi, kui jagatakse, siis see ei ole ju maksustatav käive. Et maksustatav käive ikka kauba ja teenuse müük. Ja ma näen, et Piret tahab midagi küsida. Jaa, minult küsiti ja mina küsin teilt edasi. Et see oli selline küsimus, et kui ühing on kantud tulumaksusoodustusega ühingute nimekirja ja on hakanud osutama teenuseid selleks, et rahastada oma heategevuslikke projekte kogukonnas. Ja on juhtunud niimoodi, et nende teenustega on läinud üleliia hästi, aga projektitaotlustega pole nii hästi läinud. Ehk siis, kui vaadata eelmise aasta kokkuvõtet, siis teenuste osutamise eest on saadud kontole rohkem raha kui projekti toetusi. Ja nüüd nende küsimus on, et kas on nagu mingisugune määr, kus ühing hakkab paistma niivõrd ettevõtluse osutajana, et ta ei sobi enam sellesse tulumaksusoodustusega ühingute nimekirja. No seadusandluses konkreetselt sellist määra välja pole toodud, aga me eeldame, et vähemalt 50% ja rohkem võiks ikkagi olla see suhe küll. Et kui ta nagu läheb ikka vähemaks, siis see hea tegevus avalikes huvides jäävad niivõrd tahaplaanile ja kõrvale, et siis tekib nagu küsimus, et kuidas me seda vaatame, seda ühingut siis heategevuslikuna. Aitäh! Aga tundub, et küsimusi ei ole ja siis kui saate endale materjali, siis oli seal meiliaadress, kuhu võib need küsimused saada, kui näiteks oma tegevuse käigus teil on nagu maksudega seotud küsimused, see on äriclient@jmta.ee, ma panen chati. Ja siis saate ka sinna kirjutada ja küsida. Ja kui midagi, siis saate pöörduda ka oma maakonna arenduskeskuse konsultandi poole, et meie kontaktid on ka veebis leitavad ja ma panen teile meilile ka. Aga ma väga tänan Reginat ja Rolandi ja kõiki, kes leidsid aega täna meiega liituda. Ja siis uute kohtumiseni. Aitäh! Aitäh!